Tere hommikut. Selline lause kõigepealt. Minä olen ylioppilas. Olisi ollut ihana opiskella yliopistossa. Se lause tähendab. Minä olen lõpetanud gümnaasiumi. Oleks olnud imearmas õppida ülikoolis. Niimoodi tõenäoliselt mõnikord võib-olla on mõelnud minu ema, kellel on tekkel ja tekli on ta saanud selle eest, et ta on lõpetanud gümnaasiumi. Nagu kõik teised soomlased, kes on lõpetanud gümnaasiumi. Kui lõpukirjandid lähevad hästi, siis gümnasist saab suvel tähistada oma keskkooli lõppu peoga. See aasta võib-olla Skype'i peoga, kahjuks paljudel. Aga siis on ta lõpetanud gümnaasiumi ja võib kandideerida ülikooli, kui ta tahab ülikooli minna. Või kui see on võimalik, kõigil ei ole võimalik ka. Kõigil Soomes ka ei ole võimalik. Minul ka tegelikult poleks olnud 90-ndatel, kui ma lõpetasin gümnaasiumi, poleks olnud tegelikult eriti võimalik minna linna ülikooli õppima. See on üks põhjus, miks mina läksin tehnikumisse. Vaesus ei ole häbenemise asi. Ja keeruline on see soome keel. Aga selle segi lähevad sõnad ja meenutavad mingid muud sõna. Aga see ongi see lõbus faas, kui sa õpid soome keelt ja kõik läheb segamini, siis hakkad mõtlema, et nagu eesti keelest on ju nii ja kuidas see on naa. Ja mis siis aitab ja tihtipeale küsitakse ka, et kuule, Miga, kas sul need keeled segamini ei lähe? Lähevad küll vahel ja mitte enam väga hullud. Ja kas siis, mis siis aitab? Kuula hoolega, ütlen seda ainult 2 korda. Õppi mõlemad keeled selgeks ja nad ei lähe segamini. Õppi mõlemad keeled selgeks ja nad ei lähe segamini. Eesti keel ja soome keel. Mõlemad nii hästi, kui sa suudad. Ja mida paremini sa suudad, seda rohkem tunned sa rõõmu. Nii oma emakeelest kui ka sellest teisest keelest sinu elus. Ja ma küll ei saa öelda enam, et eesti keel oleks mulle võõrkeel. Eesti keel on minu teine emakeel. Aga varsti järgmises osas ma tahan rääkida ka natukene nendest tegelastest. Nii et vaadake minu järgmist osa ka.